Elektrikarjane. Elektrikarjane. Armas kuulaja, igal rahval on loomulik soov tunda oma juuri, oma ajalugu ja rahva saatuse kujunemiskäiku. Elada kaasa kangeraskujudele ja kurvastada lugude üle, mis kirjeldavad suuri kaotusi. Vaid vähestel rahvastel on olnud õnne, et nende ajalugu on sajandeid kirjalikult jäädvustatud ning need on ka säilinud. Enamikul rahvastest tuleb leppida suulise pärimusega, mis parimal juhul on kunagi hiljem kirja pandud, kogutud eeposteks või pühadeks raamatuteks. Meil eestlastel siin Euroopa tsivilisatsiooni külmal ja sõdadest laastatud äärealal on selles osas vähesele toetuda. Sest kui midagi on ka kunagi kirja pandud, siis on see enamasti ajaloo tuultes hävinenud. Olen kuulnud minu jaoks autoriteetse ajaluuri arvamust, et kui meil poleks Läti Henriku Liivimaa kroonikat ja veel paari keskaegset dokumenti, siis ei teaks me oma varase keskaja ajaloost praktiliselt mitte midagi. Eesti rahvapärimuse varase kogumise eest oleme tänu võlgu käputäiele baltisaksa estofiilidele, kes 19. sajandi algul hakkasid eesti keelt ja rahvaluulet süstemaatiliselt uurima. Sama sajandi keskel lõid Friedrich Robert Fehlmann ja Friedrich Reinhold Kreutzwald meie rahvuseepose Kalevipoeg ning sajandi lõpus kogusid Eesti kirjameeste seltsi suurkujud, nagu Jakob Hurt, Matthias Johann Eisen ja teised, paljud neist muide Luteri vaimulikud, innukalt rahvaluulet ning algatasid ka laialdast vastukaja leidnud rahvaliikumise pärimuse kogumiseks. Varem püsis ja kasvas meie rahva identiteet peamiselt suuliselt edasi antuna ja kokku kogutuna on ta ainult natuke üle 200 aasta vana. Hoopis teisiti on lugu piibliga, mis kannab endas juudi rahva pärimust ja nende kodumaa Iisraeli ajalugu. Nemad saavad toetuda rohkem kui 2000 aasta vanustele säilinud dokumentidele. Vanas testamendis ja selle psalmides kajastuvad selle rahva püüdlused, areng, võidud ja kannatused. Ka kristlik kirik toetub sellele pärimusele kui õpetusele, kuidas arenes inimese ja rahva enese ja jumala tunnetus ning moraal kuni selle hetkeni, mil Jeesus tõi ummikusse jooksnud, ainult välisele küljele orienteeritud jumala käsitlusele uue sisu. Võiks ka öelda, et ta moderniseeris üpris radikaalselt arusaama inimese ja tema jumala vahelisest suhtest. Enamik kristlikke kirikuid on säilitanud oma õpetuses ja jumala teenistustel ka toetumise Vanatestamendi raamatutele. Siit tuleb aga tegelikult ka üks probleem, millest pole eriti kombeks rääkida ja mida on kõige lihtsam illustreerida järgneva näite abil. Kui ma õppisin veel vaimulikus seminaris, tunnistas kord üks kaasõppur peatselt pärast diakoni pühitsemist spontaanselt. Nüüd, kui ma pean iga päev breviaari ehk regulaarseid tunnipalveid lugema, olen ma tegelikult sageli häiritud. Ma pean kogu aeg psalmides palvetama, ülista Jeruusalemm issandat, Sion kiida oma Jumalat. Jeruusalemm paranda meelt ja pöördu Jumala oma issanda poole. Rõõmusta Sioni tütar, nutki Jeruusalemma pärast. Jah, ma mõistan kõige selle usulist ja ajaloolist tähtsust, aga see ei kõneta mind. Ma nutan küll, aga ma nutan ühe ema ja laste pärast, kes mu naabervallas majapõlengus tulle jäid. Ma nutan oma kodumaa pealinna pärast, kus lokkab linnaametnike korruptsioon, mis demoraliseerib nendega kokku puutuvaid inimesi. Ma valutan südant oma kodumaa ja selle rahva esindajate pärast, kes rahva heaolule mõtlemise asemel hoopis truualamlikult võõraste suurvõivude käske täidavad ja võõred ideoloogiad oma rahvale peale suruvad. Ma olen väga kurb, kui ma mõtlen oma rahva kannatustele ja lugematute inimeste hukkumisele mõttetutes ja ülekohtustes sõdades. See kõik puudutab mind ja räägib minuga, aga selle asemel pean ma kogu aeg meenutama teise rahva ajalugu, tegelaskujusid ja kohti, millega mul isiklikult sidet ei ole. Muidugi võiksid asjatundjad ja religiooniprofessionaalid nüüd oma vaimuliku nina tähtsalt püsti ajada
ning süüdistada toda värsket diakoni püha ajaloo puudulikus tunnetamises. On muidugi tõsi, et piibli mõistmine nõuab väga palju eelteadmisi, kuid ainult selle argumendiga vestluse lõpetamine on tegelikult vaimuliku kõrkuse märgiks. Just vaimuliku kõrkuse vastu aga võitles ka Jeesus ise kõige vihasemalt. Sellest kõigest hakkas mul juba aastaid tagasi tasapisi arenema üks mõte. Visandada kerges huumorivõtmes Eesti evangeelium. Lasta fantaasial lennata. Kujutada hetkeks ette, kuidas me tunneksime end siis, kui ristiusk oleks sündinud siin Eestimaal ja Jeesus oleks olnud eestlane. Tegelikult tahtsin ma algul evangeeliumi lihtsalt ümber jutustada, asendades Uuest Testamendist tuntud semiitlikud nimed Eesti rahailiste nimedega ja teadvustada, kuidas asetuks Jeesuse eluga seotud geograafia Eesti aladele. Kuid mingil hetkel mõistsin, et päris tõsimeeli seda ikka teha ei saa, sest parafraseerimise käigus tuleb paratamatult ikka eestlus, meie rahva ajalugu, tänapäev ja üpris teistsugune meelelaad mängu, ning siis ei ole enam võimalik tõsist nägu säilitada. Õnneks on huumor, sealhulgas ka iseenda kulul tehtav nali eestlastele nii omane, et enamik inimesi võtavad selle heal meelel vastu ning suudavad selle taga ka tõsist sõnumit näha. Kas teeme proovi? Nii. Paneme nüüd Jeesuse aegse Iisraeli kaardi üle Eesti ja vaatame, mis välja tuleb. Kuna Iisrael on piklikum, siis asetame ta diagonaalis üle Eesti, nii et Jeruusalemm satub nii umbes Värska kohale ja Kapernaum langeb kokku Tallinnaga. Mõnda paika ja seika tuleb Eestimaa jaoks küll veidi kohandada ja ka ajalises mõttes ei ole päris võimalik ühes ajastus püsida. Nii et teatud eklektika ja ümardatud nurgad võiks lihtsalt andeks anda. Kindlasti ei sobi selline lähenemine igaühele. Inimesed on erinevad. Mõned on juba sündinud väga õrnatundelisena või on mõni kindel teema neile tundlikum. Igaüks ei talu isegi mitte lugupidavat nalja pühadel teemadel. Oma elukogemuse põhjal võin teatud kurvastusega täheldada, et just usklikel on vahel kehv huumorimeel. Ja süüdistus uskumatuses või pühaduse teotuses on kerged tulema juba esimese nalja peale. Ma ei soovi oma tänase saatega olla kellelegi pahanduseks ja seetõttu tuletan meelde, et igal hetkel võib kuulamise lõpetada ning tulla tagasi tunni aja pärast, kui eetris on juba hoopis teised inimesed. Minu tänases saates musitseerib teile üks Eesti kõigi aegade andekaim muusikakollektiiv, ansambel Collage, mis tegutses 1960. ja 70. aastatel. Nende esimene laul on heaks alustuseks, sest seal võetakse kokku kõik, mida vanad eestlased teadsid maailma ja aja loomisest. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega Eesti evangeelium. Üks on Õunapuumäella, üks on Õunapuumäella, üks on Oksa-Õunapuussa, üks on Oksa-Õunapuussa, üks on Õile oksa pealla, üks on Õile oksa pealla, üks on Õunaõile pealla, üks on Õunaõile pealla. Tuli üksi suuri, tuli üksi suuri, sai üksi saadune ilma, sai üksi saadune ilma. Vereta sõunavedeje, vereta sõunavedeje, aja sõunaallikalle, aja sõunaallikalle. Mis sest õunas sündineks see, mis sest õunas sündineks see, õunas sündis sirjelindu, õunas sündis sirjelindu. Sinikirja, siva kirja, sinikirja, siva kirja, püha pürjelindukene, püha pürjelindukene, lendeleksi lindukene, lendeleksi lindukene, lendeleksi logeleksi, lendeleksi logeleksi, lendas meie lepib, kui lendas meie lepib, kui kukkus meie koppelie, kukkus
äie koppelie. Hakkas siis pesa tegema, hakkas siis pesa tegema. Rikudesta, ragudesta, rikudesta, ragudesta. Vana vitsa varbudesta, vana vitsa varbudesta. Tegi kuu, tegi kaksi, tegi kuu, tegi kaksi. Pole kuda kolmatagi, pole kuda kolmatagi. Sai see pesa valmiiksi, sai see pesa valmiiksi. Hakkas ta muunema, hakkas ta muunema. Muunes kuu, muunes kaksi, muunes kuu, muunes kaksi. Pole kuda kolmatagi, pole kuda kolmatagi. Nädalikku neljatagi, nädalikku neljatagi. Said siis muunad muunetud, said siis muunad muunetud. Hakkas poegi haudu maie, hakkas poegi haudu maie. Haudus kuu, haudus kaksi, haudus kuu, haudus kaksi. Pole kuda kolmatagi, pole kuda kolmatagi. Nädalikku neljatagi, nädalikku neljatagi. Verandikku viietagi, verandikku viietagi. Said pojad verisuulie, said pojad verisuulie. Hakkas poegi pillutama, hakkas poegi pillutama. Üle pani kuksi kuma maie, üle pani kuksi kuma maie. Teise pani täheks taevaaie, teise pani täheks taevaaie. Kolmas päevast pääle ilma, kolmas päevast pääle ilma. Sealt need ajad arvatakse, sealt need ajad arvatakse. Sealt need tunnid tunnetakse, sealt need tunnid tunnetakse. Minutit kõik mõõdetakse, minutit kõik mõõdetakse. aga neil päevil sündis, et Eesti rahvas oli vabanenud Saksamaa vangipõlvest ja läinud teele tõotatud maale, Eestisse. See oli siis, kui Sulev lõi oma toikaga vastu merd ja see taganes, nii et rahvas sai kuiva jalaga läbi mere minna. Ja nad eksasid 40 aastat mööda Alutaguse metsi, et sureksid viimasedki, kes mäletasid Saksamaa praatvurstipottide järele igatseda. Ka Sulev enda silmad ei näinud tõotatud maale jõudmist. Siis, kui rahvas oli Eestis kodunenud ning puhastanud oma kandled, vallutati neid järgemööda mitmete teiste rahvaste poolt. Ja sündis, et venelaste vallutuse ajal andis tsaar Ivan käsu kirjutada üles kogu rahvas. Nii läks Jüri Tavasarust Harjumaalt üles Võrumaale, linna, mida hüütakse Haanjaks, sest ta oli Kalevi soost ja Pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos oma kihlatu Mariga, kes ootas last. Ja kui nad parajasti Haanjasse olid jõudnud, sai aeg täis ja Mari tõi ilmale poja ning pani temale nimeks Tõelemb. Ja see on Tõelembi Kalevipoja sugupuu. Ja vanemuisele sündis iha Tõiv ja iha Tõivule sündis Jaolemb. Jaolembile sündisid Juus ja tema vennad. Juusile sündisid taimiga Piibar ja Sutemeel. Piibarile sündis Helme Tõiv. Helme Tõivule sündis Ahke. Ahkele sündis Ao Tõiv. Ao Tõivule sündis Ninn. Ninnele sündis Sale ja Saledale sündis Rahega Piho. Pihole sündis Rutega Ohe Tõiv. Ohe Tõivule sündis Ihes. Ihesile sündis kuningas Kalev ja Kalevile sündis uuristaja naisega Sabakon. Ja Sabakonnale sündis Marujaama ja Marujaamale sündis Onomatsu ja Onomatsule sündis võitmatu Taiho ja Taihole sündis Akebono ja Akebonole sündisid kaksikud pojad Takanohana ja Vakanohana ja nooremale kaksikule Takanohanale sündis Takamisakari ja Takamisakariile sündis Hakuho
ja Hakuhoole sündis Baruto ja Barutole sündis Jüri, selle Mari mees, kellele sündis tõelemb, keda nimetatakse tasujaks. Aga siis, kui tõelemb oli sündinud, tulid 3 tarka Leedumaalt Värskasse ja küsisid maavanema Lembitu käest. Kus sid laudas sündimas Setode kuningas? Me nägime tema tähti tõusmas ja nüüd tulime kummerdamas. Seda kuuldes kohkus Lembitu väga ja kogu Värska ühes temaga. Ja ta kutsus kokku kõik sootskad ja loitsijad ning päris nende käest, kus pidi tasu ja pärimuse kohaselt sündima. Ja nemad ütlesid talle Haanjas Võrumaal. Seepeale laskis Lembitu Leedu tähetargad salaja enda juurde kutsuda ning päris nendelt täpset aega, millal täht oli paistma hakanud. Ja ta saatis nad käeviipega Haanja poole teele öeldes. Minge üks parhila ja kaega kimmahe kiatu lats om. Kui olete löydnud, öelgu siis mulle kah, selle et ma saasi eis minna niitä maaha hiita. Leedu targad kuulasid maavanema jutu silmi pungitades ära, tammusid jalalt jalale ja sügasid nõutult oma pikki habemeid. Nad olid küll targad, aga mitte nii targad, et oleksid saanud setu keeles sõnakestki rohkem aru kui keskmine eestlane. Nad noogutasid igaks juhuks innukalt peaga ja läksid neile osutatud suunas. Ja vaata, täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus laps oli. Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Mari tema emaga. Ja nad kummardasid lapsukest tema ette maha heites ja ütlesid. Otokonoko ga imas. Labas ritas kuningeli. Siin sulle üks ratas, üks kirves, üks pirukas. Itatakimas. Ja nad avasid oma aartelaekad ning andsid kingitused üle ja asusid seejärel koduteele. Asevalitseja Lembitu oli küll setukeeli palunud neil tagasi tulla ja rääkida, kus see laps on. Aga nemad ei saanud temast aru, seetõttu läksid nad lihtsalt teist teed mööda tagasi Leedumaale. Aga Mari imestas kõige selle üle, mida ta oli tarkadelt kuulnud, ning ta pidas kõik vaikselt tallel oma südames, kiigutas oma poega põlvedel ja laulis talle hälilaulu. Ayu
Kui nüüd tähetargad olid lahkunud, vaatas, siis ilmus Tõelembi kasuisale Jürile unenäos Vanemuise saadik ja ütles: tõuse, võta kaasa laps ja tema ema ning põgene Saksamaale ja jää sinna, kuni ma sind käsin, sest Lembitu tahab lapse üles otsida ja hukata. Siis Jüri tõusis, võttis lapse ja tema ema ning põgenes öösel Saksamaale ja oli seal Lembitu surmani, et läheks täide, mis Vanemuine on rääkinud ennustaja suu kaudu. Saksamaalt ma olen kutsunud oma poja. Kui nüüd Lembitu oli surnud, ilmus Vanemuise saadik taas Jürile ja ütles: tõuse üles, võta laps ja tema ema ning mine tagasi Eestimaale, sest need, kes püüdsid last tappa, on surnud. Aga Eestimaale tulles kuulis ta, et Meelis oli saanud Setomaa asevalitsejaks oma isa Lembitu asemel. Sellepärast kartis Jüri sinna kanti asuda, vaid talle öeldi unes, et ta peab minema Harjumaale. Ning ta tuli elama linna, mida hüütakse Tabasaluks, et läheks täide ettekuulutus, teda hüütakse tasujaks. Ja kui poiss sirgus, viisid vanemad ta Värskasse, et seada ta kombekohaselt Pekko ette, et ta seal regilaule peast ette laulaks ja oma julgust näitaks üle jaanilõkke hüpates. Vanemad pidid ka tooma lapse eest Pekole ohvriks, nii nagu on öeldud, 2 toobrit kirnupiima või 2 toobrit hapupiima. Ja kui nad olid täitnud kõik, mis oli nende kohus, pöördusid nad tagasi oma külla Tabasallu. Ja laps kasvas ja Pekko käsi oli tema peal. Aga tsaar Nikolai valitsemise 15. aastal, kui vürst Gabriel oli Setomaa maavalitseja ja Lembitu poeg oli asevalitseja, siis kui Aare ja Käomeel olid Pekko ülemsootskad, tuli Pekko sõna Jumika Sutemeele poja kätte metsas. Ja ta riietas ennast põdrakarvadest rüüsse ning käis läbi kogu Emajõe suudmäärse maa ja kuulutas meeleparandust, nii nagu muiste oli õpetatud. Laena mulle kannelt, Vanemuine, valmistage Pekole tee, raiuge see läbi laane ja võsa. Kandke meeleparanduse vilja ja ärge hakake ütlema, meie esiisa on Kalev. Sest Pekko võib nendest rändrahnudest äratada Kalevi poegi. Ja Vanemuine võib teised ka Soomest koju kutsuda. Pärast mind on tulemas tasuja, kelle pastlapaela ma pole väärt lahti päästma. Ja kui Tõelemb oli meheks sirgunud, viis Sarvik taata sügavasse metsalaande kiusata ja tahtis, et Tõelemb kardaks ja tema ette kumardaks. Kui Tõelemb seda ei teinud, siis viis ta tema Toompea mäele pika torni otsa ning näitas sealt kogu Eestimaad ja lubas kõik selle Tõelembile, kui ka tema vanatühja ette kummardab. Aga Tõelemb sasis Sarviktaadi kehast kinni küünte väella, rabas korra raputelles, kiskus korra kergitelles, tõstis kui tasku topsikest, 10 sülla kõrguselle. Sealt ta rabas sarvetaati teritatud teiba kombel, sambaks maha seisema aie. Ja Tõelemb tuli tagasi Harjumaale ja kõneles nende laululavadel ja kõik austasid teda. Ja ta tuli ka Tallinna, Harjumaa linna ja õpetas neid. Ja tasus elama Tallinna, mis on Nõmme ja Lasnamäe vahel. Sellest peale hakkas Tõelemb kuulutama: parandage meelt, sest manale on lähedal. Aga Ülemiste järve ääres kõndides nägi ta 2 venda, Siimu ja Aini noota heitvat, sest nemad olid kalurid. Ning tema ütles neile: käige minu järel ja ma teen teist inimese püüdjad. Ja kui ta edasi läks, nägi ta teisi vendi, Saarma poegi Jaaku ja Jumikat, kes olid paadis ja parandasid võrke. Ja tema kutsus neid ja nad jätsid oma isa sinna paika ja läksid tema järel. Ja Tõelemb kutsus oma 12 õpilast enda juurde. Esimene neist oli Siim, keda pärast hüüti nimega Kalju, ja Ain tema vend, Jaak Saarma poeg, Jumikas tema vend. Seal oli ka Vilup, Pardik ja Toom ning Matu, kes oli olnud venelaste sabarak. Jaak Ahmi poeg ja Tatik. Siim Tallinnast ja lõpuks jurakas Karuott, kes tema ära andis. Need 12 saatis ta välja ja ütles: ärge minge juutide sünagoogidesse ja ärge astuge Tartu linna,
vaid minge parem setode soo kadunud siilikeste juurde. Teie ei jõua kõiki Eestimaa linnu läbi käia, enne kui setokese poeg tuleb. Ja Tõelem rändas läbi kogu Harjumaa ja õpetas nende laululavadel ning kuulutas rõõmusõnumit Vanemuise Manalariigist. Ja kuuldus temast levis üle kogu Liivi ja Lätimaa ja tema juurde tulid ka suured rahvahulgad Harjumaalt, Jaanilinnast ja Värskast sealtpoolt Emajõge. Ja kord olid pulmad Harjumaa Karjakülas ning Tõelemb ja tema ema olid seal. Aga kui piduõllest tuli puudus, ütles Tõelembi ema temale: poeg, neil ei ole enam õlut. Tõelemb aga käratas rahvale: tulge siia, ma näitan teile, kuidas Luukas õlut teeb. Sest teile ei tee mina mingisugust vägijooki. Siis ehk Pekko annab teile andeks, et te kõik siin olete joodikud, vargad, liiderdajad, laiskvorstid, tainapead. Ja kõik nad kahvatusid seda kuuldes, sest nad olid kuulnud tema suust tõtt enda kohta. See tegu Harjumaa Karjakülas oli esimene tunnustäht, millega Tõelemb ennast avaldas. Ja need, kes kuulusid kohaliku karskusseltsi, jäid temasse uskuma. Ja kui Tõelemb tuli tagasi Tallinna, siis astus tema juurde Vene podpolkovnik ja palus teda: minu holop, kurat estonski, on kodus halvatuna hirmsas piinas. Tõelemb ütles talle: kas ma tulen ja teen ta terveks? Ent podpolkovnik vastas: ei, isand, ma ei ole seda väärt, et sa tuled mu katuse alla. Ütle ainult üks sõna. Minu holop terveks saab. Sest mina olen ju človek военный. Ja kui ma ütlen sõdurile, ubirайся отсюда, siis ta läheb. Ja kui ma ütlen, сюда иди бегом, siis ta tuleb. Ja kui ma ütlen, а вот этот мусор здесь я хочу видеть вот там, siis ta koristab. Aga seda kuuldes Tõelemb imestas ja ütles: nii suurt usku ei ole ma leidnud Eestimaal ühelgi. Ma ütlen teile, et paljud tulevad idast ja läänest ja istuvad lauda ühes Olevi, Sulevi ja Vanemuisega. Aga Seto kuningriigi lapsed tõugatakse pimedusse, kus on hulumine ja hammaste kiristamine. Ja siis hakkas Tõelemb hurjutama neid linnu, kus oli sündinud kõige rohkem tema vägevaid tegusid. Häda sulle Nõmme ja häda sulle Lasnamäe. Sest kui Turus ja Salos oleksid sündinud kõik need teod, oleksid ta tamm ninapidi lõkke asemes meilt parandanud. Ja sina, Tallinn, kas sa arvad, et sind ülistatakse taevani? Just kui libedat savi mööda libised sa alla Sarviktaadi juurde. Sest kui Soomaal oleksid sündinud need vägevad teod, mis sinus, siis oleks Prantsuse maiasmokkadel neist tigudest palju rõõmu. Ja sündis, et kui Tõelemb tuli tagasi oma kodukohta Tabasallu ja kõneles nende laululaval, siis tabasalulased hämmastusid ja ütlesid: kust on pärit tema tarkus ja vägevad teod? Eks ta ole meie oma puuraiu ja poeg. Aga Tõelemb vastas neile: kuskil ei austada tasujat vähem kui Tabasalus tema kodukohas. Ja siis läks Tõelemb kuulutama Soome, Salo ja Turu aladele. Ja seal paigus tuli Kajani naine tema juurde ja ütles: Kalevin poiga, armahta minua, koska paha hengi kiusa minun tüterteni. Aga Tõelemb vastas: mind pole saadetud muude kui Eesti soo kadunud siilikeste juurde. Aga naine tuli, heitis maha tema ette ja ütles: Kalevin poiga, auta minua. Ja Tõelemb ütles: ei ole ilus võtta lastelt õunad ära ja anda neid põdrukestele. Aga naine vastas: kyllä joo, mutta meille porot söö puista, siilit puiden alta. Siis Tõelemb vastas talle: oh nainen, sinu usk on suur, sündigu sulle nagu sa tahad. Ja sel samal tunnil läks paha hing tema tütrest välja. Kui siis Tõelemb tuli Võsu ja Käsmu aladele, küsis ta oma õpilastelt: kelle ütlevad inimesed Setokese poja olevat? Aga nemad kossid: mõned ütlevad suitsutaja Jumika, teised aga Helemeele, teised Eesia või ühe ennustajatest. Tema küsis neilt:
aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Siim kostis ja vastas talle. Sina oled tasuja, laulva vanemuise poeg. Tõelem vastas talle. Õnnis oled sina, Siim Jorumatsi poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on manalas. Ja mina ütlen sulle, sina oled Kalju ja sellele Kaljule ma ehitan oma laululava ja sortsikoja sepad ei saa sellest võitu. Sellest ajast peale hakkas Tõelemb oma õpilastele seletama, et ta peab minema Värska ja palju kannatama Sootskade ja Tsessona ülemate ja loitsijate pärast. Siis läksid nad Värska poole teele. Olge terve pereite, olge terve peretati, süütemast ja jutemast minda kurva kutsuma, laista vaatamast ja halva lasta arvama. Hakkame meie minema, rahvas hakkavad ajuma, lapsed hakkavad uksenaelad nekitsema, seinapraod pakka. Me oleme paelu paha teinud, me oleme painu, me kuulutan salve kaeru, me tegusöönd kakkuleibu, appud leivad, piidu lõppe peab minema, Jumalaga eitja tahad, siia jääb see õllevahat. Aga kui Tõelemb oli teel Irumäelt Värskasse, jõudis ta Tartusse ja tee käimisest väsinuna istus ta kaevu äärde. Oli keskpäeva aeg ja Tartu naine tuli vett ammutama. Tõelemb ütles talle, anna mulle juua. Naine ütles talle, kuidas need, kes tulevad Tallinna poolt, küsiva juua minult, Tartu naiselt? Meie isiisad käinuva Tartu vaimu kummardamas Toomemäel, aga teie ütleva, et Värska olli õige paik, kus peab kummardama. Tõelemb ütles ja vastas talle. Teie kummardate, mida te ei tea, aga kui päris linna poolt Tartu poole vaadata, siis on ükskõik, kus kummardada, kas Tartus või Värskas, üks Setumaa kõik. Ja Räpinast välja minnes läks Tõelembiga kaasa suur rahvahulk ja vaata, 2 pimedat istusid tee ääres ja hüüdsid. Kalevi poeg, halasta meie peale. Ja Tõelembil hakkas neist hale ja neile kasvasid uued hambad. Aga kui nad jõudsid juba Värska lähedale ja tulid Räpinast läbi Võõpsu Mikitamäele, siis rahvahulgad käisid nende eel ja naised laulsid. Maria meile, lätsimina Maria meile, liiva lätsi peale Liinov kahe, liina lätsi peale Liinov kahe, aulösi paprepalo pelte, aulösi paprepalo pelte, lemelösi leeliiva pelte, lemelösi leeliiva pelte, künümanu telli painu telli, künümanu telli painu telli, anna mulle kätte au rapper, anna mulle kätte au papper, anna sanot neijomisa, annat, anna sanot neijomisa, annat, oota sanu neijomista, ootat, anna sanot neijomista, ootat, sulle manu anna suure selle, sulle manu anna suure selle, kalast anna tema ilosa, kalast anna tema ilosa, pagasigi au külno papõr pagasigi, aunaga papõr pagasigi, anna sanu neijomisa, anna
mistä otat solune ja mistä otat. Anna manu Veljo, anna hyö maa pääse. Veljo, anna hyö maa pääse. Veljo, anna karjamaa vereve. Veljo, anna karjamaa vereve. Kui siis tõelemb läks Seto maapäevale, lükkas ta seal ümber kõik lauad ühes puskerianumate ja õukapudelitega ja ütles: Teie olete maapäeva teinud joomapeoks. Ja kui ta lauajuppiga enda ümber vehkima hakkas, et Peipsi soolasortsi poegi eemale peletada, siis tuli põõsast välja siil ja õpetas: Servitie, kallis Kalevite poega. Kui nüüd jurakas Karuott, üks 12 õpilasest Ülemsootska juurde läks, küsis ta tema käest: Mida te tahate mulle anda, kui ma tema teie kätte annan? Ja nemad pakkusid 30 kärbinahka. Ja sellest ajast ootas jurakas parajat hetke, et tõelembi ära anda. Tõelemb asus oma sõbra Laatsise juurde Velna külla, aga kui ta värskat säimajas koos oma õpilastega istus, läks jurakas Karuott, kes tema ära andis, ja tõi kohale Ülemsootska sulased, ja nemad võtsid tõelembi kinni ja mõistsid tema üle kohut. Ja nad viisid ta maavalitseja vürst Gabrieli juurde, aga too vehkis kätega ja seletas vene keeli, et tema ei saa seto keeles sõnagi aru ja peab setode asju nii imelikuks, et tal pole mingit tahtmist end nendesse segada. Ja üldse, kui oleks tema tahtmine, hülitaks ta kõik šuhnaad ära Siberisse. Siis kutsus Ülemsootska ise oma rahva kokku ja küsis: Mida me teeme tõelembi setokese pojaga? Aga nemad hakkasid nagu ühest suust vabandama. Esimene ütles talle: Ma olen ostnud põllu ja ma pean tingimata minema seda vaatama. Ja üleüldse, minu meelest pole tõelemb mingi libahunt. Ja teine ütles: Ma olen ostnud 5 paari härgi ja lähen neid proovima, sest meie reliikvi on vabadus. Ja veel teine ütles: Ma olen äsja võtnud naise ja sellepärast ma ei saa tulla. Ja pealegi, mis siis saab, kui me tema nüüd hukka mõistame? Mida arvavad meist siis soomlased? Aga nüüd tuli metsast välja helevalges rüüs vanemuine, kuldne kannel käes ja ütles: Lapsed, mis te siin tülitsete? Laulame parem. Ja ta võttis laulu üles. Maria meie lepalov kohi, veel svagose rogesna, bestele orja Maria, verevetsa helle roo. Kui ma sumte küll suude piti page, Zima palopite, vesvase rogesna, bestele orja Maria, verevetsa helle roo. Takkaks tapijat tulevo, kunde kurgule ikojo, vesvase rogesna, bestele orja Maria, verevetsa helle roo. Kirves käjetal hepene, kuvas peretal kullane, vesvase rogesna, bestele orja Maria, verevetsa helle roo. Pane pesa pakupele, pane kalasa kanupele, vesvase rogesna, bestele orja Maria, verevetsa helle roo. Keokone sapukane litsu minusa lehegollu, vesvase rogesna, bestele orja Maria, verevetsa helle roo. Havakone sapukane
kataks minu sakase kullu. Veelvõõdelu kesma, veeltille orja marja, veerevitsa helle ruu. Ka Tõelem püüdis teistega kaasa laulda. Aga kuna ta ei olnud Setomaal üles kasvanud, ei saanud ta Seto Tertsiga hästi hakkama. Sellepärast ta varsti loobus ja ainult kuulas naeratades. Ja kui nad olid nüüd terve õhtupooliku laulnud, hakkasid Setod üksteise järel lahkuma, vanematest alates. Ja lõpuks jäi Tõelem püksi keset tühja kiigeplatsi seisma. Ja Ülemsootska ütles talle, kus need sinu süüstajad kõik on? Kas keegi ei ole sind hukka mõistnud? Tema ütles, ei keegi. Aga Ülemsootska kostis ja ütles, ega siis minagi mõista sind hukka. Mul tuli hoopis meelde, et järvest jäid noodad välja võtmata. Mine rahuga, aga kui sa kord jälle meiega koos laulda tahad, siis tule tagasi. Ning Sootskagi hakkas minema omaette laulujooru ajades. Ja Tõelem läks koos mu õpilastega tagasi Tallinna. Ta tõusis Toompea mäele ja ütles neile, jah, paistab tõesti, et ma vist tegin vea ja sattusin valel ajal valesse kohta ja vale rahva juurde. Setud on täitsa lootusetud. Nad rikkusid oma laulmisega minu suure plaani ära. Sellepärast pean ma nüüd uuesti maa peale tulema, aga siis mõnel teisel ajastul ja mõne teise rahva juurde. Võib-olla isegi ajast tagasi minevikku minema. Aga seda küll, et kui mul peaks lauluisu peale tulema, siis on mul tee teie juurde teada. Ja Seto Tertsi tahan ma ka ükskord ära õppida. Kangesti huvitav teine. Ei ole rõõmus ega kurb, vaid midagi vahepealset ja mõlemad korraga. Ja siis Tõelem põnistas Eestimaad ja ütles, aga ükskord algab aega, kus kõik pirrud kahel otsal lausa lähevad lõkkendama. Lausa tuleleeki lõikab kange kaela kammitsasta. Küll siis Tõelem tuleb koju oma lastel õnne tooma, Eesti põlve uueks laulma. Need sõnad öelnud tõusis ta taevasse, aga tema õpilased vaatasid talle järele ja mida muud, kui võtsid jälle laulu üles. Meie sinna saame, kus aga kuused kullerdavad, kus aga kuused kullerdavad, kus aga kaased kallerdavad, kus aga kaased kallerdavad, sinna uhke unelle, sinna uhke unelle, kõrgelle katuselle, kõrgelle katuselle, kus meil suitseb suujaruga, kus meil suitseb suujaruga ja meil maitseb maagust õlut ja meil maitseb maagust õlut. Õtsupõlle toobike ja õtsupõlle toobike ja liigub viinaklaasike ja liigub viinaklaasikene.
Jah, armsad kuulajad. Kindlasti on teie seas neid, kes hoiatusest hoolimata saate ära kuulasid, aga nüüd on pahased, sest minu Eesti evangeelium neile kohe sugugi ei meeldinud. Kõigi nende käest palun südamlikult vabandust. Aga mis parata? Evangeeliumist, Eesti geograafiast, Kalevipoja eeposest, Sumo maadlusest, Viimse reliikvia filmist ja laulupidudest kokku paremat ei saa. Andke mulle andeks. Dubleerinud filmistuudio Tallinn Film, tõlkija Valeria Villandi, helioperaatorid Herman Vahtel ja Roman Sapsai, helirežissöör Eugen Rosenthal, toimetaja Luule Žavaronak, kõigis osades Reine Unapuu. Tänusõnad lähevad Eesti Maavalla kojale kaunite rahvapäraste nimede eest. Aga kui kellegi südames on ikka veel pahameel, siis, teate sõbrad, teeme nagu vanad eestlased muistegi, laulame parem.
Elektrikarjane. Elektrikarjane.